mis on võimalik üldse selle emotsioonide vabastamisega? See võiks olla hästi pikk jutt, aga kui ma teen lühidalt, siis ma ütlen, et ma ei oleks ema, mul on 2 last, aga ma ei oleks ema, kui ma ei oleks tegelenud enda emotsioonide vabastamisega. Seal oli erinevaid pereteemasid ja üle põlvkondade vanu teemasid, mis tuli lahti lasta. Ehk siis, mis ei olnud seotud ka minu otseste vanemate mingisuguste asjadega. Kindlasti seal olid mingisugused isiklikud traumad, uskumused, aga oli ka neid asju, mis on palju kaugemalt kaasa tulnud, mida siis tuli vabastada. Ma olen lisaks endale aidanud nii mõnegi teise naise, kellel võib-olla isegi oli juba lootus kadunud, saada oma esimest last, jääda siis rasedaks ja mitte viljastamisega. Ja igasuguseid sünni ja sünnitamise traumasid vabastanud, et naised, need käisid tavaliselt kaasas siis, kui ma ise olin lapse ootel või pidin sünnitama minema, mul endal olid mingisugused hirmud, et siis tulid ka sellised kliendid, kelle teema klappis minu omaga, et ma vabastasin nii selle kliendi teemat kui ka enda teemat korraga ja olen vabastanud väga paljudel sündimise ja sünnitamisega seotud negatiivseid kogemusi. Ärevust on olnud hästi palju ja ärevus on selline nagu vihmavari kõige selle kohal, mis seal all tegelikult toimub, et ärevuse põhjused on ikkagi suures plaanis hästi laiali, aga ärevuse taga on enamasti kontrolli, soov ja usalduse puudumine. Et usalduse teemadega, need kõik viivad lõpuks tagasi lapsepõlve ja ka eelmistesse põlvkondadesse. Suhete teemasid on hästi palju olnud, mida lahendada ja kus need lahendused, mõnikord see lahendus ongi selles suunas, et paar, kes ei oska muud moodi ja tahab juba lahku minna, et see paar saab kokku tagasi või olen aidanud ka paaridel minna lahku, sellepärast et seal on nii palju seda rääkimata asju ja sobimatust ja valedel põhjustel kokku tulemist üldsegi. Et ei ole inimesed tulnud kokku mitte armastuse pärast, vaid üksteist on ära päästetud, üksteisele on oldud võib-olla nii tänulikud ja see on segi aetud armastusega või et oli keeruline aeg ja mõlemad olid sarnase traumaga ja see tõmbas neid kokku, aga kui see trauma saab lahendatud, siis ei ole tegelikult sellel paaril ka enam seda asja, mis neid koos hoiaks. Väga palju on olnud mingisuguseid sõltuvuse teemasid, kus samamoodi kaassõltuvus, üleseotus on see, mis hoiab inimesi koos, mitte päris armastus. Ja rahateemad, mu enda rahateemad, mis siis eelmisel suvel, kus ma avastasin, et mul ei käinud kuu aega ühtegi klienti ja poole kuu pealt mul tekkis täiesti paanika, et kust ma endale järgmise palga maksan. Siis ma võtsin hästi süvitsi ette iseenda rahateemad, mis jällegi jõudsid hästi kaugele lapsepõlve, mida oli tegelikult lõpuks juba huvitav avastada. Et seda, kuidas mind lapsena kui tütart koheldi teistmoodi kui mu vendi, tüdrukute ja poiste siis erinev kasvatus, need põhimõtted, mis kõik seal taga olid, kõik need otsused, mis mina oma väikses peas olin vastu võtnud ja mida ma täiskasvanu ellu kaasa olin kandnud. See on ka üks huvitav teema, et need otsused, mida me lapsena teeme, mis jäävad meie alateadvusesse, mis moodustavad uskumuse ja mida me täiskasvanuna kunagi üle ei vaata. Me ei tule selle peale, lihtsalt me näeme, et elu muudkui pakub meile sedasama kordust, sedasama kogemust ja me ei saa aru, kust see tuleb. See tuleb sellest, et me oleme mingisuguses keerulises kohas oma lapse mõistusega teinud otsuse ja jäänud selle otsuse juurde kindlaks isegi ka 30ndates ja 40ndates, kui meil on juba rohkem teadmisi ja mõistust ja tuge, et tegelikult teha parem otsus. Ja seda ka siis teraapias või ka iseendale EFT-s. Neid ma olen siis omajagu pidanud muutma ja nii-öelda ümber vaatama. Veel huvitavaid asju, mis on mulle endalegi vahel nagu arusaamatud, on ka mingisugused terviseteemad, mis on nii-öelda kogemata ära lahenenud.
et kui inimene tuleb võib-olla suhteprobleemiga, aga selle lahendamise käigus me teeme korda tema une. Näiteks, et ta enne ei saanud magada, ta kogu aeg ketras oma peas, midagi mõtles üle, siis ühel naisel oli, et 2 seansiga sai ta uni korda, mis oli peaaegu nagu naljakas. Laste alla pissimise teema, mida me oleme lahendanud siis ema kaudu, ema kui see kanal, kes on oma lapsega ühenduses. Et ema läheb lapse alateadvuse tasandile ja toob sealt vastused ja mõtted ja tunded välja, siis 2 lapsel me oleme niimoodi alla pissimise teema ära lahendanud. Ühel lapsel mingisuguse oksendamise, kus ta alati kuskil liikuvas sõidukis hakkas oksele. Et sellised asjad, ma ei ütle jälle, et see on alati iga kord võimalik, aga mingitel hetkedel see on olnud võimalik ja minu arust see on ülikihvt, et sellised asjad saavad juhtuda, et me kunagi ei tea, kuhu me välja jõuame või kui lai see muutus on, kui me võtame ühe teema ette. Aga need muutused on iga kord olnud sellised, et ma lihtsalt ise ka istun ja vaatan ja imestan, et kuidas me küll siia välja jõudsime, aga et see on täiesti loogiline, et see algne probleem, millega me alustasime, see jõuab nagu ringiga lõppu tagasi ja kõik saab kuidagi hästi selgeks. Et jah, me pidimegi siia jõudma ja see ongi loogiline lahendus nendele asjadele.